Tere hommikust, armas Luuna TV vaataja. Tihti juhtub, et ei jõua lihtsalt tulla ühistranspordiga või jala, pead tulema oma isikliku autoga või on sul lihtsalt asju nii palju. Ja siis, kui sa paned siia Maremaja ette oma auto, siis tegelikult oled tund aega koolis ja juba on €50 läinud. Ma arvan, et peaks olema mingi parem viis. Küsisime nõu ka meie ülikooli õpilastelt. Kuidas tulete teie kooli? Mina tulen trammi ja rongiga. Mina olen tallinlane ja tulen trammiga. Bussi ja trammiga. Bussiga ja pärast jalgsi. Vahepeal ka autoga, siis kui kiireks läheb. Milline siis ikkagi on soodsaim võimalus ühele üliõpilasele parkida? No, loomulikult, kui soovid ikkagi koolis tasuta parkida, siis kõige mõistlikum on hakata õppejõuks, sest siis avaneb sulle ka see maa-alune parkla. No, muidugi enamasti on see mõeldud siiski valguse peale ja mahalaadimiseks, aga kui sa tahad olla eriline pätt, siis põhimõtteliselt on siia ka võimalik parkida. Tundub, et ka siin on mingisugune parkla, kuid lihtsurelikud tudengid siia vist ei pääse. Ja nagu reklaamitud sai, alla tunni aja koolis ja 1.50 läinud. Uurime siis välja, millistes lähedal olevates parklastes võiks olla kõige odavam. Nojah, kes jumala viha ei karda, siis põhimõtteliselt on võimalik kirikuparklasse panna, aga põrgu tules piinlemine võib-olla on nagu liiga suur lõiv, mida maksta. Leidsime nüüd koha, kus on 3 eurot siis parkimine 24 tunni jooksul. Ja aga nagu näete, ega siin ei anta asu selles mõttes, et kui parkima ikkagi ei pane, siis on kohe trahv kaelas. Europark kui parking on mõlemad Nafta tänaval ja siin siis ongi 2,95 on ehk siis 5 senti odavam kui oli Europargis, aga siin on 39 senti on pool tundi, seal oli 70 senti pool tundi. Tähendab seda, et kui on lühemaks ajaks vaja parkida, siis on siin seda teha kõige mõistlikum. Kuule, on vist pargitud küll või mis sa arvad? Nii ju vist saab. Mina olen Mihkel Matkevitš, Luuna TV.